Teisipäeval möödub 6 aastat surmavast Beiruti sadama plahvatusest ja Liibanoni president ütleb, et õiglust ei saa enam edasi lükata. President Joseph Aoun kutsub kohtuvõimu üles esitama kauaoodatud süüdistuse. 2020 aasta augusti plahvatuse kohta, mis tappis üle 220 inimese ja vigastas enam kui 6500 inimest. 6 aastat hiljem ei ole keegi vastutusele võetud. Kuigi Liibanoni võimud on öelnud, et plahvatuse põhjustas laohoones puhkenud tulekahju, kus oli aastaid hoitud tonne ammooniumnitraatväetist, tõenäoliselt Hezbollah poolt hoolimata korduvatest ohutushoiatustest. Ja Hezbollah mõju jääb Liibanoni tuleviku jaoks keskseks. Iisrael ja Liibanon alustavad teisipäeval Roomas oma 7. otseste kõneluste vooru, keskendudes pilootalade laiendamisele, kus Liibanoni armee asendab Hezbollah sõjalise kohaloleku, võimaldades Iisraeli vägedel taanduda. USA kutsub üles kannatlikkusele, hoiatades, et mõlemad pooled vajavad enne edasiliikumist selget ja toimivat protsessi. Meiega liitub stuudios julgeolekuanalüütik Jonathan Regev, et arutada teemat põhjalikumalt. Jonathan, kas saame siduda jõupingutused sadama plahvatuse uurimise või selle puudumisega sellega, mida me täna näeme? Kas Liibanoni riik suudab Hezbollah mõjuvõimu murda, kui seni on see terrorirühmitus isegi selle surmava plahvatuse uurimisele vastu seisnud? Ma arvan, et see, mida me siin näeme, on selge näide sellest, kuidas Hezbollah ütleb ei ja see tähendabki ei. Seetõttu 6 aastat hiljem, nagu sa ütlesid, pole Beiruti juhtunu kohta endiselt uurimist. 220 inimest hukkus. See oli ilmselgelt teada, et tegemist on ohtliku asjaga ja keegi ei teinud midagi. Ja ometi on kellelgi huvi, et seda ei uuritaks. Ja seetõttu seda ei uurita. Sama võib öelda ka kõikide jõupingutuste kohta, mis on suunatud Hezbollah relvitustamisele, et võimaldada Iisraeli ja Liibanoni kokkuleppel edasi minna. Praegu see toimub, aga kui tuleb hetk, mil Hezbollah tunneb end ohustatuna, siis võime eeldada, et Hezbollah ütleb ei. Ja täpselt nagu selleski juhtumis. Tähendab ei lihtsalt ei. Kui rääkida pilootpiirkondadest ja homme Roomas toimuvatest aruteludest, siis mida on esimene pilootpiirkond näidanud Liibanoni armee võimekuse kohta Hezbollah laiali saatmisel? Esimene pilootpiirkond on näidanud, et Liibanoni armee suudab tulla kohale ja võib-olla säilitada rahu ja korra selles konkreetses piirkonnas. Kuid kas ta suudab Hezbollahi infrastruktuuri lammutada? Ma arvan, et sellest ajast, kui Liibanoni armee umbes 2 nädalat tagasi sisse tuli, oli üks plahvatusohtlik droon Iisraeli sõiduki pihta. Iisraelased viisid läbi üsna suuri operatsioone, et Hezbollah infrastruktuure lahti võtta ja õhku lasta. Nii et armee võib küll kohale tulla. Liibanoni armee võib-olla saab tulla ja säilitada nendes piirkondades mingisuguse korra. Jah, aga kas ta suudab Hezbollahad lammutada? Ta saab seda teha samamoodi, nagu Liibanoni valitsus uurib Beiruti sadama plahvatust. Seega, kui 6 aastat hiljem riik ei suuda uurida, mis sadamas juhtus, sest Hezbollah ei ole sellest huvitatud, siis võime eeldada, et 6 aasta pärast on piirialal sama olukord. Välja arvatud juhul, kui tuleb mõni teine jõud ja lammutab Hezbollahi, kui Washington annab selleks loa. Olgu, peame siis nägema, millest homme Roomas täpselt räägitakse. Jonathan Regev, aitäh turvauuenduse eest! Aitäh!